meeskondade juhtimine on alati seotud teiste inimestega, siis paratamatult tuleb igal juhil aeg-ajalt kokku puutuda mugavustsoonist väljaminekuga. Ja mõningatel juhtudel tõenäoliselt tuleb minna mugavustsoonist nii kaugele välja, et juht kohtub sellise kohaga nagu paanikatsoon. Räägime mugavustsoonist, arengutsoonist ja paanikatsoonist siis natukene lähemalt. Mis asi on üldse mugavustsoon? Et seda enda jaoks lahti mõtestada, on hea meelde tuletada või ka teadvustada, et meie ajus eksisteerib siis kaks sellist osa. Üks on siis nagu teadlik teadvus, teine on alateadlik teadvus. Ja kes võib-olla ei ole sellist laadi kirjandusega kokku puutunud, võib see tulla väga-väga suure üllatusena, et meie alateadvus juhib umbes 96–98% meie igapäevasest käitumisest. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt umbes 5% ulatuses me langetame otsuseid nii-öelda teadlikul teadvustatud tasandil. Nüüd, mis on alateadvuse eesmärk? Sellel on tohutult palju erinevaid funktsioone, kogu meie elus püsimine toimub alateadlikul tasandil. Sa ei mõtle näiteks praegu ju oma seedeprotsesside peale, hingamise peale, kõikide nende miljardite keemiliste reaktsioonide peale, mis meie kehas antud momendil toimub. See kõik toimub alateadlikul tasandil. Kui tulla aga sellisest füsioloogilisest tasandist natukene maisemale või igapäevasele tasandile, siis ülioluline funktsioon, mis alateadvusel on salvestamise funktsioon. Nimelt meie aju kaaludes umbes 1,5 kilogrammi võtab keskmiselt umbes võib-olla mõni protsent meie keha kaalust, keha massist, aga samal ajal väidetavalt võtab meie aju puhkeseisundis umbes 25% meie kulutatavast energiast. Sa kujutad ette, kui suur on see vahe. Ta on väike organ, aga ta võtab puhkeseisundis 25% ehk siis neljandik meie ressursist ära. Mis tähendab seda, et kui me puhkeseisundist välja läheme, on mõni kriisiolukord, ootamatu otsustamist vajav olukord, ehk siis tekib nagu stressiolukord, siis see energia kulutamise määr kasvab veelgi. Ja kuna meie, ütleme siis, oleku või olemise säästmise eesmärgil peaks kuidagi moodi neid ressursse efektiivsemalt jagama, siis väidetavalt alateadvuse üheks funktsiooniks ongi hakata mingisuguseid tegevusi ära salvestama, et me ei peaks selle peale enam nii palju ressurssi kulutama. Kõige paremad näited näiteks autosõitmine. Kui sa meenutad autokoolis käimist, kas sa kujutad ette, kui palju pingutust, tähelepanu, ressurssi kulutas ühest linna otsast teise sõitmine? Kui palju sa pidid mõtlema, kui palju sa pidid keskenduma, kui närvis ja ärevil sa võisid olla? Täna võib-olla 5 aastat, võib-olla 10 aastat hiljem sa sõidad täiesti automaatselt. Sa sõidad mõnikord võib-olla töölt koju niimoodi, et sa isegi kordagi ei mõtle autosõidu peale, see kõik toimub täiesti automaatselt. Kõike seda teeb sinu eest alateadvus. Meie rääkimine, jalgrattaga sõitmine, uue keele õppimine, mingisugused alateadlikud reaktsioonid teatud olukordadele, kõik need asjad on tegelikult ära salvestatud ja see muudab meie elu mugavaks. See on selle alateadvuse positiivne külg. Ühe negatiivse küljena võib aga välja tuua selle, et meie alateadvus ei tee vahet heal, halval, õigel, valel. Mis tähendab seda, et ta salvestab ära kõik halvad asjad. Mingisugused võib-olla negatiivsed käitumismustrid. Võib öelda ka näiteks, et liigsöömine on seotud alateadlike selliste nagu salvestunud emotsioonidega, ehk sa vaatad telekat, sa tunned, et sa tahaksid seal taustal kogu aeg midagi süüa. Meie liikumisharjumused, meie suhtlemisharjumused, meie töötamisharjumused, näiteks kui kaua sa suudad keskendunult tööd teha, enne kui sa pead näiteks sirutama, Facebooki kontrollima, tassi kohvi endale tooma. Ka kõik sellised halvad asjad on tegelikult alateadvuse poolt ära salvestatud, sest tema ei otsusta, et need on head asjad, need on selles olukorras sulle kasulikud, need ei ole, et neid asju teeme, neid ei tee. Ta teeb kõike. Ja nüüd tulles siis sellise nagu juhtimisliku vaate juurde, siis ka kõik need tegevused, mida sa täna juhina teed, on muutunud vähemalt suuremas osas alateadlikuks.
olid mingid tegevused, mille sa õppisid ära juba spetsialistina. sa tead, et need on need tegevused, mis sulle tõid spetsialistina edu ja sa oled kandnud need siis juhtimisse üle. Võib-olla on see siis väga keskendunud mingisuguste töölõikude tegemine, äkki on need mingisugused kontrolliharjumused, äkki on need koosolekutel teatud viisi käitumise harjumused. Ehk siis on mingisugune hulk tegevusi, mis on juba sinu tänases mugavustsoonis ja sa teed kõiki neid asju. Ja teatud mõttes võib öelda, et need on ju väga-väga olulised ja õiged asjad ja need on sulle seni edu toonud ja võib-olla on need sulle ka juhina seni edu toonud. Aga samal ajal võib olla terve hulk mingisuguseid selliseid juhtimislikke tegevusi, mis ei ole sul mugavustsoonis, mille peale mõtlemine tekitab sinus ärevust, ebamugavust, võõristust, kuigi sa ratsionaalsel tasandil saad aru, et nende asjade tegemine oleks tegelikult väga väärtuslik ja kasulik. Ja sa oled võib-olla lugenud kuskil, sa oled kuulnud kuskil, et nende asjadega peaks nagu juht tegelema ja sa näed ka neid seoseid, et kui sa neid asju teeksid, et siis tõenäoliselt sa näeksid ka positiivseid tulemusi. Aga nende asjade ettevõtmine võib olla seotud sinu sügavalt juurdunud harjumustega. Võib-olla su ajajuhtimise oskused, võib-olla su inimestega suhtlemise oskused, senised kogemused, need kõik on jätnud alateaduses sulle jälje ja uute asjade proovimine võibki tunduda väga-väga ebamugav ja võõras. Toome ühe hea näite. Ma ei tea, kuidas moodi sul on arenguvestlustega versus selliste üks-ühele koostöövestlustega. Võib-olla teie organisatsioonis isegi ei tehta arenguvestluseid ja nüüd mõte sellest, et arenguvestluseid tegema hakata, võib olla päris võõras. Kui te teete juba regulaarselt näiteks arenguvestluseid aastas korra, siis paljud organisatsioonid teevad näiteks neid 6 korra. Mõtle nüüd selle peale, et sa peaksid hakkama 6 korra neid tegema. Ja siin ei saa öelda, et üks on vale või õige, vaid küsimus on selles, mis on selle tagajärg. Miks suur osa selliseid kaasaegseid organisatsioone nii regulaarselt neid teeb, järelikult seal peab mingisugune kasu olema. Ja tõenäoliselt sa võib-olla ka tunned, et kui õnnestuks neid regulaarseid kohtumisi oma töötajatega teha, äkki te oleksite rohkem teineteise info väljas, äkki te jõuaksite kiiremini mingitele probleemidele jälgida, äkki sa suudaksid kiiremini inimestele nagu tagasi sidestada mingeid asju, et sa võib-olla saad isegi ratsionaalsel tasandil aru, et kui nagu õnnestuks kuidagi seda juurutada, et sellest oleks kasu küll, aga nüüd mõte sellest, et seda juurutama hakata, et kuidas seda veel teha. Kuidas muidu töötajad reageerivad, kui ma lähen ütlen nendele, et nii nüüd hakkame korra 6 kohtuma. Mis nad ütlevad selle peale? Sõltub paljuski, mis on nende arusaamine, mis on nende suhe sinuga, mis on nende vaated sinu suhtes, ootused oma tööle ja sellega kaasneb väga-väga palju ebamugavust. Ja mõni juht teeb neid näiteks nädalas korra. Kuidas mõte nädalas korra iga oma töötajaga kohtuda sulle tundub? Ei saa ju öelda, et kõik need juhid, kes seda teevad, on nagu peast soojad. Järelikult nad näevad sellest mingit kasu. Ja kui me võtame siit reast mingisuguse, ma ei tea, suvalise raamatu, näiteks juhiks saamine, väga soovitan seda raamatut. Siin räägitakse sellest, et see on normaalne. Ja tõenäoliselt see inimene, kes selle raamatu kirjutanud on, ta on väga-väga edukas Facebooki juht. Tõenäoliselt ei arva, et ta nagu edutu oleks või ta oleks nagu ebaõnnestunud oma töös. Niisiis, kuskil ei ole seda selgelt öeldud piiri, mis on õige, mis on vale. Kõik on kinni lihtsalt meie valmisolekus proovida uusi asju ja seeläbi nagu pingutada mitte ainult siis mingite konkreetsete tööülesannete sooritamise suhtes, aga pingutada ka nagu juhina, et proovida uusi asju. Nüüd, mida siis tähendab elu väljaspool mugavustsooni? Just seda, mida ma rääkisin, see on teatud nagu ebamugavus, aga fakt on see, et mugavustsoonis mingisugust erilist arengut ei toimu. Sa seisad nagu koha peal. Kõik asjad saavad tehtud, teatud töölõigud, mis on seni saanud tehtud, saavad ka nüüd tehtud, aga sinu kui juhi arengut seal ei toimu. Nüüd, kui me räägime juhi arengutsooni jõudmisest, ehk siis mugavustsoonis väljaspool on arengutsoon, siis esimene asi, mida sa võidki kaaluda, on sellisest nagu ülemuse tüüpi juhist, liidri tüüpi juhiks saamine. Mõtle selle peale. Kõik need raamatud kirjutavad sellest, kuidas olla hea juht. Arvatavasti nad ei kirjuta sellest, kuidas olla hea spetsialist, sellepärast et need on juhtimisraamatud. Ja nüüd, kui sa mõtled selle peale, et okei, ma olen võib-olla 5 aastat juht olnud, mul ei ole oma töötajatega nagu eriti lähedasi suhteid, kuidagi inimesed on nagu sellised nagu distantseeritud, väga nagu ei ole aktiivsust, igaüks küll käib tööl, sind väga ei usaldata, sinuga asju ei räägita, tagasisidet ei taheta kuulda, uuendustest osa ei taheta võtta.
ja sa tunned, et tegelikult sa ei ole rahul kõige sellega. Aga mis oleks, kui ma näiteks peegeldaksin sulle siin vastu, et aga äkki osa sellest on sinu juhtimisstiilis. Et äkki midagi, mida sa täna juhina teed, äkki selle tulemusena on sinu meeskond jõudnud vot sellisesse punkti. Ja nüüd mõte sellest juba on natukene väljaspool mugavustsooni. Sest et sa oled enda jaoks ju ära määratlenud, mis on juhi töö. Mida juht teeb, mida juht ei tee. Ja selle kõige kohta, mida siin raamatutes ja teistes raamatutes räägitakse, võid öelda, et neil on väga tore küll, aga see on teooria. Sest et alateadlikul tasandil sa oled enda jaoks juba ära piiranud. Et see on jah, väga ilus, seda saab seal teha ja seal teha, aga vaata, minu olukorral seda ikka ei saa teha, sest mul on vaata see ja pealegi ma olen 7 aastat seda teinud ja kõik nagu enam-vähem toimib ja minu enda juht ka nagu on tegelikult minu tulemustega rahul ja miks ma peaksin muutuma. Ja see on midagi, mida ma väga tihti ka juhtimiskoolitustel tegelikult näen, et inimesed tulevad justkui koolitusele ka muu hulgas selleks, et sulle vastu vaielda. Kuigi minu eesmärk ei ole kedagi muuta. Aga nad tulevad mingisuguse huviga, järelikult nad tunnevad, et kuskil on puudujääke, aga kuna ma räägin võib-olla ka juhtimisest natukene teisest vaatenurgast, ja see teine vaatenurk tähendab seda, et ka tema juhina peab nagu tulema sellest olemasolevast rollist välja ja proovima teisi asju ja see on ebamugav, aga sellega kaasneks väga kiire areng, siis sellele hakatakse seal pigem vastu võitlema. Või näiteks, kui me räägime arengutsooni jõudmisest oma sellisest nagu kõnepruugist ja kirjastiili muutusest. See viis, kuidas sa inimestega näiteks suhtled. See on väga-väga sügavalt meisse juurdunud. See viis, kuidas sa näiteks kirjutad. Mis on sinu kõnepruuk? Ja kui sa näiteks mõtled, ma homsest alates püüan teistmoodi inimestega rääkida. Olla võib-olla kuidagi märkavam, olla kuidagi võib-olla sõbralikum, võib-olla reageerida mingitele teemadele teistmoodi. Siis võid avastada, et see on päris selline raske ja ebamugav. Ja loomulikult üks väga-väga hea indikaator on tunnustamine ja märkamine. Ehk siis kui juht on sellises mõtteviisis, et töö tunnustab tegijat või palk tunnustab töötajat ja ka mina siin mingisugune lasteaia kasvataja ei ole, kes hakkab siin täiskasvanud inimesi tunnustama, siis see ongi see, kus sa täna oma juhi arengus oled ja sinu mugavustsoon on see. Kuigi tõenäoliselt sulle endale meeldib enda kohta võib-olla saada positiivset tagasisidet ja me inimestena kõik vajame positiivset tagasisidet. Aga nüüd, kui ma ütlen sulle, et aga hakka rohkem inimestele seda andma, hakka rohkem neid tunnustama, siis sa võid teoorias nagu sellest väga hästi aru saada, aga kui sa mõtled, et okei, ma olen homme tööle, et kuidas ma seda nagu päriselt teen, ma pean minema selle inimesega, mul ei ole nagu väga häid suhteid, kus ma üldse leian selle asja, kus ma üldse leian selle hetke ja me nagu ei räägi ju sellistel teemad, liiga keeruline, liiga ebamugav. Või siis sa püüad seda teha läbi nalja, äkki teil on selline nagu lõõbikultuur rohkem meeskonnas, sa püüad seda läbi nalja teha, mis tekitab inimestes hoopis nagu segadust juurde, et mida ta nüüd mõtles, kas ta mõtles seda naljaga või ta mõtleb päriselt, ma olen hea. Ja see on siis see koht, kus kohas juht liigub nagu välja poole oma mugavustsooni. Nüüd 3. tsoon, mis siis on arengutsooni järel ja see on selline punane tsoon, see on siis see, mida nimetatakse paanikatsooniks. Ja vot need on need olukorrad, kus inimesel tekib mingisuguse tegevuse peale mõeldes juba kergelt öeldes nagu higilaubale. Ja võib-olla need näited, mis ma just tõin, inimeste tunnustama hakkamine, inimeste tagasiside andmine, inimeste võib-olla võimustamine, ehk siis nendele nagu iseseisvuse rohkem andmine, nendega selgemate kokkulepete sõlmimine, nendele selgemalt oma ootuste väljendamine. Äkki see on sinu jaoks juba totaalne paanikatsoon, sest et siiamaani on teie selline suhtluskultuur selline, et igaüks teab oma tööd, igaüks tuleb tööle, teeb oma asja ära, nädalas korra kohtume, raporteerime nii ja lähme jälle nädalaks laiali. See võib olla tänane teie meeskonna kultuur, aga näiteks kui võtame selle raamatu, ükskõik mis raamatu me siit võtame, siis siin ei kirjutata sellisest juhtimiskultuurist. Siin räägitakse seda, et juhi ülesanne on oma töötajatega regulaarselt kokku saada, et kokku leppida, mida see üldse hea töö tähendab, selgelt väljendada, mida ma ootan sinult, tema saaks väljendada sulle, mida tema sinult ootab, siis te lepite kokku, mida te teete järgmise nädala või kuu jooksul. Siis kui te näete, et see päris nii ei lähe, siis te tagasisidestate seda üksteisele. See on see, mida nemad räägivad. Ja nüüd nende jaoks sellised tegevused on mugavustsoonis, sest see ongi nende jaoks elementaarne. Aga võib-olla ühele tööstusettevõtte meistrile selline asi on totaalselt paanikatsoonis. Ja jällegi ei saa öelda, üks on parem kui teine, vaid nüüd ongi küsimus, et kas ja kuivõrd juht oma arengus on valmis neid faase läbima.
tulema mugavustsoonist välja, kõigepealt alustama mingite väiksemate asjadega arengutsoonis ja sealt võib-olla jõuda ühel hetkel isegi paanikatsooni. Ja kindel on see, et mingid paanikatsooni tegevused ühel hetkel, kui need tegema hakata, muutuvad mugavustsooniks. Et see on selle asja nagu iroonia, et tegelikult need on lihtsalt tegevused. Ja meie oleme need, kes on jäigalt kinni oma harjumustes, mitte tegevused ise oleksid. Nüüd sageli selliste nagu paanikatsooni tegevustega on loomulikult väga tugev selline enesekaitse. Sest et kuna see on ebamugav, see on seotud lausa meie sellise nagu ellujäämisküsimusega natuke, sest et me oleme ikkagi oma identiteediga seotud ja kui me oleme mingisuguste inimestega nii-öelda suhtes oma meeskonnaga, siis nad ju teavad, missugune inimene ma olen ja ma ei taha oma identiteeti nagu ohtu seada, eriti kui ma olen juht. Äkki ma ebaõnnestun kuidagi, äkki ma kuidagi ütlen midagi, mis nagu tekitab nagu nendes mingeid lisaküsimusi ja pärast nad veel räägivad minust taga ja äkki ma paistan kuidagi lollina ja rumalana. Mis tõttu mõistus tahaks seda ära ratsionaliseerida ja leida põhjuseid, miks näiteks nende asjade tegemine on vale ja miks piisab täiesti sellest, mida ma täna teen. Ja suurel hulgal juhil see õnnestubki. Nad ratsionaliseerivadki enda jaoks ära ja ei muutugi mitte kunagi. Kuigi võib-olla töötajate tagasiside küsimustikud, mis neile antakse, kinnitavad sellele, et oleks aeg muutuda. Võib-olla 360 kraadi uuringud, mida siis saab nii töötajatelt, nii oma kolleegidelt kui ka oma vahetult juhilt. Kõik nagu signaliseerivad, et tegelikult oleks aeg veitsa muutuda, oleks aeg proovida uusi asju. Aga inimene ise võib endale ära ratsionaliseerida. Et tegelikult on kõik hästi, tegelikult kõik toimib. Vaata, tulemused on tegelikult ju piisavad. Ja nüüd kuna ülejäänud seltskond, kolleegid ei taha konflikti, otsene juht, talle ei meeldi võib-olla konfrontatsioon, te olete võib-olla mingites suhetes ja ilmselgelt töötajad ei julge seda öelda, siis juht võibki jääda sinna mugavustsooni aastateks ja aastakümneteks. Mõningad soovitused siis. Kõigepealt nagu tasub vaadata peeglisse, kus ma täna olen, on väga-väga palju erinevaid teste enese analüüsimiseks. Tunnustava juhtimise koolitusel me teeme 2 väga-väga head testi enese analüüsiks, et ära kaardistada, kus ma täna olen ja seejärel leida maksimaalselt 1-2 asja, mida sa hakkad proovima. Selliste raamatute ja kõikide koolituste üks viga on see, et nad inspireerivad ja nüüd juht saades aru, et kui palju võimalusi on, nüüd ta proovib kõike korraga rakendada ja põhimõtteliselt ta nagu lämmatab oma töötajad ära. Ja see tundub kunstlik, see tundub natukene võlts, see tundub liiga pingutatud, mis tõttu keegi väga ei usu seda ja nad lähevad kohe kaitsesse ja lõppkokkuvõttes, kui nüüd näiteks juht näeb, et töötajad on kaitses, siis ta leiab oma ratsionaliseerimisele kinnitust, et ma ütlesin, et see on kõik jama, ma ütlesin, et see ei tööta, vaata kuidas moodi nad reageerisid. Seepärast võib-olla kõige parem samm oleks üldsegi esimese asjana ka oma töötajaid informeerida sellistest avastustest ja öelda, et kuule, et ma siin proovin tulevikus nagu mingeid asju rohkem proovida nagu teha. Ja ütledki, et ma proovin seda asja rohkem teha, seda asja rohkem teha. Ja see on see siis, mida nimetatakse nagu haavatavuse praktiseerimiseks juhina. Et sa võtad selle kilbi ära, sa ei näita, et sa tead kõike ja kõik asju, mida sa oled seni teinud, on õiged olnud. Vaid sa tunnistad ka oma arengukohti, sest et nende teiste inimeste arengukohti sa ju tahad kogu aeg, et nad tunnistaksid, sest sul on vaja nendele anda ju tagasisidet, ka kriitilist tagasisidet. Aga esimene samm olekski nagu oma arengukohti tunnistada. Siis teine asi, mida eksperdid soovitavad, on sellise käivitusenergia kasutamine, mis tähendab siis seda, et kõikide mugavate asjade tegemiseks me ei vaja nagu erilist sellist käivitusenergiat, aga uute asjade tegemiseks me vajame natuke sellist nagu sisemist tõuget. Et kui see inspiratsioon hakkab lõppema, siis 4. päeval sa tõenäoliselt mäletad väga hästi, mida sa endaga kokku leppisid. Aga mõte selle tegema hakkamise peale ei tekita enam seda emotsiooni, mis ta tekitas järgmisel päeval. Meie mõtted ja emotsioonid on oma vahelt otseselt seotud. Ja nüüd kuna seda emotsiooni enam ei ole, siis tegelikult sulle võib reaalselt tulla järgmine mõte, et okei, et see ei olnudki õige asi ja sa ratsionaliseerid jälle ära. Ja siin tuleb sisse siis käivitusenergia, mis tähendab sellist nagu väikest tõuget, et sa lähed sellest teatavast ebamugavusest läbi ja hakkad asju tegema. Ja mingil hetkel, kui sa teed, siis see käivitusenergia aitab sul liigutada selle asja mugavustsooni. Ja kolmas asi, loo enda jaoks siis kindlasti süsteem, võta need 1-2 asja, mõtle läbi, miks sa teed seda, kuidas sa kavatsed seda teha ja hakka seda siis teatud süsteemi alusel tegema. Ja isiklikult soovitan nagu minimaalselt 90 päeva, ehk siis võtad 3 kuud
ja annad endale 3 kuud aega ja 3 kuu pärast siis hindad alles nagu tulemusi. Et kas see siis nagu sobis või ei sobinud, kas sa oled mingit positiivset mõju näinud või sa ei ole. Ja on eriti hea, kui sa hakkad neid suhteid ka oma meeskonnaga nagu arendama, et sa küsid nendelt tagasisidet, et kuidas neile on tundunud. Ja loomulikult sa arvesta sellega, et seal on inimesi, kes on väga skeptilised ja kes naeravad selle peale ja võib-olla itsitavad, no mitte avalikult, aga mis siis? Üha rohkem inimesi saad sa nagu enda paati, sest enamik inimestest meeskonnast tahab tegelikult normaalses meeskonnas töötada, normaalse juhi alluvuses töötada. Ja kui nad näevad, et sina muutud üha rohkem nagu sellise hea juhi suunas, sellise juhi suunas, kes ei tegele ainult tööga ja tulemustega, vaid ka tegeleb inimeste ja meeskonnaga, siis nad tulevad samm-sammult sulle kaasa. Kui sul on mingeid mõtteid, mis mul jäid välja ütlemata, mille peale ma ei tulnud, ma olen väga tänulik, kui sa neid kommentaarides jagad. Võib-olla mõni hea praktika, mida sa oled kasutanud enda selliste juhtimislike harjumuste muutmiseks, siis kindlasti jaga oma mõtteid siin kommentaarides. Ja et olla kursis kõikide nende teemadega, siis kui sa vaatad seda YouTube'is, pane siia alla telli. Kui sa oled kuskil mujal, siis pane näiteks Facebookis meeldib ja saad kiiresti teada kõikidest uutest uudistest, mida ma siin jagan. Tšau!